Jaa, tervist! Rõõm siin olla. Tänan ka teile tulemast. Täna on selline teema, et vaatame laiemat pilti. Ma ise olen investeerimismaailmas tegutsenud 20 aastat ja viimased 3 aastat siis INVL Invalda grupis, INVL Family Office'is. Oluline teema on selles mõttes, et kui investor hakkab valima oma varasid, väike disclaimer'iga alguseks, et tegemist on praegu informatiivse poolega, ehk siis kõik, mis ma siin räägin, on just teile teadmiseks võtmiseks, et te saaksite oma investeerimisalased teadmiseid laiendada. Investoril on dilemma, et kuhu paigutada raha, et ei kaotaks raha, ja et riskide võtmine oleks tootlusega õiglaselt premeeritud. See on tegelikult ju see, mille kaudu me üldsegi tootlust saame, et me võtame teatud riske. Ja väga oluline on see, et kogu portfelli risk ei oleks ühes kohas, sest et eriti just suuremate portfellide puhul me näeme, et läbi majandustsüklit on oluline, et raha kaotuse risk ei oleks liiga suur. Ehk siis korrelatsioon erinevate varaklasside vahel oleks alla 1 ja seetõttu me räägime portfelli hajutamisest. Teoreetiliselt on investori eesmärgiks jõuda selleni, et portfell oleks ideaalse turuportfelli puhul kapitalivarade hindamise mudeli järgi siis õiges kohas just riski ja tootluse poole pealt, ehk siis kui sa võtad liiga palju riski ja ei saa sellega lisatootlusega premeeritud, sa oled vales kohas, ja teisest küljest, kui risk on madal, siis ka tootlus loomulikult läheb madalamaks, kuid sa pead leidma selle sümbioosi. Ja erinevate varaklasside paigutamine portfelli tegelikult seda ka annab, selle võimaluse. Traditsiooniliselt investorid alustavad aktsiaturgudest ja traditsiooniliselt kõige parem aktsiaturgude hajutamisviis on läbi turuindeksi, läbi indeksfondide. Ja seal sa võtadki konkreetse aktsiaturu riski niimoodi, et sul on hajutatud see erinevate emitentide vahel. Kõige päris alguses võib-olla võetakse seda sellise positsioonina, et sa otsidki üksikaktsiaid, kuid siis on sul emitendi kontsentratsioon, ühe varaliikumise kontsentratsioon väga suur, nii et see risk on kogu aeg olemas. Oluline on see, kui me räägime turgudest, et aktsiaturgudel võivad langused olla niivõrd suured ja kui me räägime suurematest portfellidest juba, kus on, ütleme, üle 500 000 euro, 1 miljon eurot, üle 2 miljoni euro, ja sul on mingisugune eesmärk täita näiteks tootluse puhul iga-aastaseid tootluse eesmärke, siis ei saa endale lubada 40% langust, mis võib aktsiaturgudel ka tulla. Ja me oleme näinud viimastel aastatel ka võlakirjaturul tegelikult, mis on madalama riskiga. Veel aastal 2022, kui aktsiaturud langesid rahvusvaheliselt kuskil üle 25%, siis võlakirjaturul oli 17% langus. Ja kui sul on väga suur portfell juhtida, kus sa pead tegema ka teatud väljamakseid, siis ka selline 17% aastane langus sööb kapitali väga suures mahus. Ja võlakirjades oli see just sellisel juhul, kui intressimäärad hakkasid väga järsult tõusma, seoses tõusnud inflatsiooniga, siis võlakirjade hinnad ka järsult kukkusid, ka riigi võlakirjade omad. Ja aktsiaturgide puhul on oluline see, et läbi tsüklite tuleb olulisi korrektsioone ette. Aktsiaturud sobivadki järk-järguliseks pikaajaliseks kogumiseks, niimoodi, et sa kogudki
20, 30, 40 aastaks. Aga kui sul on just seotud see portfell iga-aastaste väljamaksetega, et sa tahad, et su kapitali põhiosa säilib, või sa tahad raha kasutada ka 5 aasta perspektiivis, siis tegelikult aktsiaturgudel sa oled avatud väga suurtele riskidele. Üks on see, et kui majanduses midagi muutub, aktsiaturud on ettevaatavad, ehk siis kohe, kui hakatakse kartma, et majandus nõrgeneb, kohe projitseeritakse edasi ettevõtete tulemustesse, ettevõtete tulemused hakkavad tõenäoliselt siis vähenema, tähendab seda, et ettevõtte väärtused peaksid ka kukkuma ja see tähendab seda, et investorid hakkavad igaks juhuks juba ette aktsiaid ära müüma, et kohandada tulevase kasumit-stsenaariumitega. Ja see tähendabki seda, et aktsiaturud on 6 kuud, 12 kuud ettevaatavad. Ja muidugi me jõuame selleni, et aktsiaturud alati, kuna aktsiaturgud on likviidsus väga suur, siis nad alati võimendavad üle ka oma Hiina liikumistes tulevasi projektsioone nii allapoole kui ka tegelikult ülespoole. Ehk siis ma tõin välja, et tegelikult aastal 2000 tipust, kui kukuti üle 2 aasta jooksul üle 50%, siis sellele tasemele tagasi USA aktsiaturg jõudis 13 aasta pärast. Ehk siis see tsükkel võib olla väga pikk mõnikord, et see oleneb just sellest sisenemise hetkest. 2007 kuni 2009 oli väga järsk langus, 1,5-aastane. Eesti aktsiaturud tegelikult kukkusid 70% keskmiselt ja selles languses üksiknimetused võivad kukkuda väga palju. Viimane selline turukorrektsioon oli 2022 tugevam seoses suurenenud inflatsiooniga, suurenenud intressimääradega ja siis me nägime seda, et teatud sektorites tegelikult see langus võis olla üle 50% aasta jooksul. Ja see oli 2022 lõpus tegelikult ka oli põhjus, miks see uus praegune tõus nagu ka algas suhteliselt madalatelt tasemetelt, kus me oleme näinud väga suurt tootlust. Üks oli AI, aga teisest küljest on see, et Meta Platforms ja Alphabet näiteks kukkusid üle 60% 2022. aastal või siis 60% lähedale. Ehk siis et aktsiaturgude osas siin on ka näitena toodud, et mõned perioodid, 15-aastased perioodid on väga hea sellise üle 10% tulumääraga isegi USA aktsiaturu puhul. Euroopas need pikaajalised keskmised tulumäärad võivad olla seal 7-8% juures aastas, aga näiteks 1966-81 oli 15 aastat, kus ei tulnud tõusu kokkuvõttes ja ka 2000-2008 siis oli tegelikult langusperiood kokkuvõttes. Milleni on suured varahaldurid jõudnud? 80. aastatest alates hakati otsima alternatiivi avalikele aktsiaturgudele ja siis hakkas järjest suuremat populaarsust just suuremate investorite seas leidma private equity. Ja private equity on tegelikult üks alternatiivse varaklassi liik, erakapitali investeeringud, kus tehakse otseinvesteeringud ettevõttesse, ehitatakse ettevõtet ülesse ja 5, 6, 7 aasta pärast müüakse edasi kas siis strateegilisele investoritele, viiakse see ettevõtte börsile või siis müüakse edasi suuremale private equity fondile. Ja sealt saab päris tugeva, ütleme, kui on tegemist hea korraliku ettevõttega, päris tugeva kasvu ka investoritele. Ja ütleme, private equity'st hakkas ka private debt oli levinud, siis võlakirjad, mis on nagu spetsiifiliselt vastaspoolega kokku lepitud, mis annavad siis suuremat tulumäära investoritele, kuna need kaasused on sellised erikaasused, eritagatised, erilood, kokkulepped on seal taga. Ja põhimõtteliselt siin JP Morgan Asset Management on teinud sellise kokkuvõtte, et kui vaadata klassikaline portfell on aktsiaturud 60%, võlakirjaturud 40%, kui sinna lisada alternatiivsete investeeringute poolt, siis portfelli riskitase väheneb, volatiilsus väheneb ja samal ajal isegi tootlus tõuseb. Just seetõttu, et alternatiivsed investeeringud selles pikaajalises vaates on olnud keskmiselt kõrgema tootlusega kui võlakirjad ja paljudes segmentides ka kõrgema tootlusega kui aktsiad keskmiselt. Ehk siis alternatiivsed varaklassid aitavad portfelli riski vähendada ja ka tootlust tõsta.
Investoritel on tegelikult valikuid on väga palju. Et tõesti, et alustatakse tihtipeale aktsiatest, aga tegelikult aktsiatele osad inimesed jõuavad seetõttu, et tuleb see investori dilemma, et aga mis saab siis, kui aktsiahind langeb. Et tegelikult sa oled kohe avatud riskile, et isegi kui ettevõte läheb hästi, aga on tururisk ja turul mingi sündmuse mõjul, sul võib see hea aktsiaga 20% suhteliselt lühikese ajaga langeda. Et seetõttu otsitaksegi tegelikult teisi varaklasse ja kui traditsioonilised on lisaks ka võlakirjad aktsiate kõrval, siis alternatiivsete all võivad olla lisaks private equity'le, private debt'ile näiteks metsa- ja põllumaa, infrastruktuuri investeeringud on viimasel ajal kõvasti tõusnud. Ja venture capital on ka tegelikult, mis on sellise teise karakteristikuga, mis võib olla tegelikult riskantsem kui avalikud aktsiaturud, aga mida ka kasutatakse portfelli niimoodi riskitulu suhte parandamiseks. Ja viimasel ajal muidugi järjest enam populaarsust on võitud alternatiivsete investeeringute seas väärismetallid, kuld ja hõbe näiteks. Viimased 5 aastat on kokkuvõttes väga hästi, eriti just viimased 2 aastat, väga hästi portfelli tootlust aidanud tõsta ja riskitaset vähendada. Ja siin on näide tegelikult tõesti, et kui me räägime just INVL Family Office, siis me oleme ka tegelenud just selliste suuremate portfellidega, kui ettevõtte omanik näiteks pärast 30-aastast tegevust otsustab aktiivsest tegevusest välja tulla ja ettevõtte müüa, siis tal tekib korraga näiteks 20, 30, 40 miljonit eurot. Ja tal tekib kohe see dilemma tegelikult, et kuidas seda raha hakata mõistlikult paigutama, et mitte liiga palju riski võtta, aga samas mitte ka lihtsalt panga hoiusel hoida. Üle maailma siis UBS, üks suuremaid varahaldusfirmasid maailmas, on teinud küsitluse erinevate family office'ite seas ja sealt on näha, et family office'itel siis 44% investeeringutest on paigutatud alternatiivsetesse varaklassidesse, millest siis kõige suurem osa ongi private equity. Ja mis on väga oluline punkt tegelikult on korrelatsioon, ehk siis alternatiivsed investeeringud, kuna neid hinnastatakse harvem, selle likviidsus on madalam, siis ka tegelikult see turu kõikumine on palju väiksem kui aktsiaturgudel. Ehk siis kui aktsiaturud reageerivad rohkem ka psühholoogilistele teguritele, teiste investorite käitumisele, korraga uksest välja jooksimise efektile, siis alternatiivsetel investeeringutel on see alusvara väärtus on olulisem ja näiteks private equity fondide puhul on see tavaliste fondi eluiga ongi selline 10-12 aastat. 5 aasta jooksul investeeritakse, otsitakse huvitavaid ettevõtteid ja samas ülejäänud 5-7 aastat siis kasvatatakse ettevõtteid ja lõpuks realiseeritakse eeldatava kasumiga. Mis tähendab seda, et sa oledki tegelikult erinevatest turutsüklitest mõnes mõttes üle, sest sul on nii ostmise puhul, sul on aega kaaluda, mõelda ja müümise puhul ka tegelikult. Sul on aega kaaluda ja mõelda ja kõige parem variant välja valida lõpuks. Tegin ka väikse kokkuvõtte siin sellest, et millised need tootlused tegelikult on olnud alternatiivsetes varaklassides, just võrreldes avalike aktsiatega, siis me näeme, et private equity on olnud just pikaajaliselt väga tugev ja ainult viimasel 5 aastal, ütleme, on tõesti aktsiaturud, avalikud aktsiaturud olnud väga head just USA turul. Euroopa nii tugev pole olnud. Aga kui vaadata 10-20 aastat, siis private equity investeeringud on olnud kokkuvõttes ka paremad. Tootluse mõttes keskmiselt. Ja oluline võib olla see, et seal tuleb mängu tegelikult varaklassi valik. Ja teiselt poolt ka manageri valik, ehk siis fondijuhi valik. Private debt on ka huvitav nagu võrrelda just näiteks vaadates private debti Morningstari Global High Yield võlakirjadega, siis 2-3% punkti aastas isegi on private debt ehk eravõla investeeringud olnud tugevamad kui
high yield võlakirjade puhul, tootluse mõttes. Aga jah, fondi valitsejate lõikes see erinevus võib olla päris suur, ehk siis just private equity puhul me näeme, et globaalselt see dispersioon võib olla niimoodi, et kas on 2% keskmiselt tootlust või 22%, et see vahemik on palju suurem kui avalike aktsiaturgude juhtijate vahel. Et seetõttu see ütleme, varahalduri valik ja fondijuhi valik on väga oluline just alternatiivsete investeeringute seas. Ja mul selle 22%-ga lihtsalt mainin ära, et INVL varahaldus oma esimese private equity fondi, mis nad Baltikumis struktureeritult turule tõid 2019 aasta, siis 2025 seisuga, juuni seisuga selle keskmisene net IRR tootlus on üle 22%, 22,8%. Et see näitab ka, et miks INVL on just Baltikumis hinnatud alternatiivsete varade valitsejana. Ehk siis kokkuvõttes võib välja tuua, et miks tegelikult tekibki küsimus, et miks see tootlus on alternatiivsetes investeeringutes siis kõrgem just private equity puhul näiteks, sarnaste varaklasside puhul. Üks oluline asi on seal likviidsuspreemia, et niipea kui ettevõtte börsile viiakse, siis tekib sinna likviidsuspreemia, hind muutub kallimaks, aga enne kui see alternatiivsetel turgudel nii-öelda eraturul tegutsed, siis sa pead ju otsima üles selle ettevõtte, et seda saada osta, aga neid osakuid nagu ei saa igapäevaselt vahetada, see tähendab seda, et sul on nagu ebalikviidsuse tõttu mittebörsifirmad on suhteliselt odavamad jälle. Sest niipea, kui ta börsile viiakse, seal tekib tegelikult kuskil 10, 15, 20% hinnatõusu puhtalt sellest, et sa saad igapäevaselt neid kaubelda seal börsil, olles aktsionär. Ja eraturgudel on madalam efektiivsus, seda ka tuuakse välja, sul on võimalik sinna leida võib-olla paremaid tehinguid just seetõttu, et eraturuettevõtteid ju jälgitakse vähem analüütikute poolt. Avalikel aktsiaturgudel analüütikud jälgivad, toovad välja, kas on mingid ebakõlad hinnas väärtuses, aga eraturgudel sul võib-olla nii, et ettevõtte omanik tõesti tahab müüa, aga sul ostjaid eriti ei olegi. Sul on võib-olla, ei olegi huvilisi ja kui tuleb üks huviline, siis see ostuhuviline saab hinnas kaubelda päris hästi. Et see tekitab ka lõpuks, kui õnnestub private equity fondil osta, seda firmat ka kasvatada, millegagi liita, näiteks börsile viia ja edasi ära müüa, siis tal tekib kohe see lisa nagu tulusus sinna otsa. Jah, ja kolmas on siis see madalam korrelatsioon, et vähendab portfelli riski, et see on oluline just, kui ongi suuremad portfellid, sellised üle 1, 2, 3 miljonilised, ja just need on nende jaoks hästi olulised ka, kui on pensionifondid näiteks, kindlustusseltsid või ülikoolide sihtkapitalid, et sul iga-aastane tootlus oleks teatud piirides, sul need maximum drawdownid ei oleks liiga suured, ehk siis see raha ei kaotaks iga-aastaselt, et me võime öelda küll, et investeerimine on pikaajaline 5 aastat, 10 aastat ja rohkem, aga just kindlustusseltsidel, ülikooli sihtasutustel, nendel on iga-aastane tootlus tegelikult oluline. Et seetõttu need alternatiivsed investeeringud annavad seda madaldavat portfelli riski, ilma et sa peaksid väga tootluses andma järgi, näiteks võlakirjade peale ei peagi, aga private equity puhul sa võid isegi tootlust kasvatada. Ja jah, et ligipääs sellistel turgudel on erainvestoril raske, et üks põhjus tegelikult, miks ma ka siin olen, et tuua välja, et INVL Family Office on nüüd Eesti turul ka tegutsemas, olles varem 10 aastat olnud Leedus, ja Leedu inimesed sellele alternatiivsetele investeeringutele ligipääsu toonud siis viimased 2 aastat me teeme seda ka Eestis. Tõin välja tegelikult sellise ühe väikse näite lihtsalt, et millega tegelikult ka igapäevaselt ikkagi ka need investeerimisstrateegid näiteks family office'ites tegelevad, nad peavadki hindama tegelikult, et ka iga-aastaselt, kuidas allokatsiooni jaotada. Allokatsiooni võib-olla muudetaksegi kord poole aasta jooksul, vaadatakse üle, mõnikord pannakse allokatsioon 2-3 aastaks paika. Siin oli näide JP Morgan Asset Managementi poolt toodud, et nemad ka hindavad, et võrreldes erinevate karakteristikutega, mis on see oodatavad tootlused võiks olla 2026. Ja näeme, et private equity't nad hindavad kõige suurema potentsiaali tootlusootusega ja avalikud aktsiaturud on seal kuskil keskel, USA aktsiaturud seal kuskil 7-8% juures tootlust nad ootavad. Ja
siin on selle kollasega on märgitud just kinnisvarasektor, et mis on viimasel 2-3 aastal suhteliselt nõrk olnud, et erinevates regioonides just kinnisvarast oodatakse ka rohkem. Nii, ja põgusalt ma räägin ka, et mis on INVL Family Office. Investeerimisnõustamine, investeerimisstrateegiate koostamine, portfellihaldus ja põlvkonnavahetuse planeerimine. Põlvkonnavahetuse planeerimine on selline ka huvitav, et mis tuleb just ettevõtjatele, kes on juba, ütleme, üle 30 aasta, 40 aasta tegutsenud, et kuidas oma järeltuleva põlvkonnale anda, millistel tingimustel. Et see on üks ka, millega Family Office tegelevad. Ja multifamily office tähendab seda, et me tegelemegi mitmete perekondade raha valitsemisega, kui on, ütleme, seal ongi see investori dilemma, et kui on väga suureks juba portfell läheb seal 100, 200, 300 miljonit, siis tihtipeale jõukad ettevõtjad saavad omad investeerimisjuhid palgata, kes analüüsivad asju ja teevad seda allokatsiooni, aga kui sul portfell on niisugune 2-3 miljonit, 5 miljonit, 10 miljonit, siis on mõistlik kasutada sümbioosis sellist ettevõtet, kus on need spetsialistid olemas. Kuulume Invalda INVL gruppi, 30 aastat tegutsenud, börsil 95. aastast Invalda grupp ja 2 miljardit hallatavaid varasid. Ja lõpetuseks hästi põgusalt, et just nagu praktilist poolt ka võib-olla tuua siia, et kui me rääkisime teoreetiliselt, miks alternatiivsed investeeringud on huvitavad, siis mis praegu näiteks meil laual on. Konkreetselt 3 fondi INVL-i enda poolt juhitavad, 2 on väljaspoolt toodud siia Baltikumi, et just see väljaspoolt toomine on ka oluline, et tavaliselt saab 5 või 10 miljoniga kuskile infrastruktuurifondi globaalsesse sisse, aga meie feederfondide puhul saab 125 000 euroga. Et see on ka oluline nende alternatiivsete investeeringute puhul, et tavaliselt minimaalne investeeringu maht reeglist tulenevalt ongi 125 000 eurot, millest saab alustada. Esimene asi ma räägin, see on nagu uuem huvitav asi, millest tegelikult siin Arvides ka just mainis seoses Merkoga, aga Leetu tuleb uus kaitseväelinnak ja 4000 sõduri personali majutamiseks ja seal on 3 erinevat ehitus faasi ja ühe selle ehituse osa siis võitis konsortsium, kus on 2 ehitusfirmat ja INVL Asset Managementi fond, mis kaasab oma kapitali, ehk siis esimene sellelaadne private-public partnership projekt, mis on Baltikumist tulemas. See, kus INVL-i fond on, siin on A-ga märgitud, see ehitusala ja võrdlus võib tuua, et selle B ja C osa on siis see, kus Merko hakkab ehitama. Aga A osa on see siis, kus ka investorite raha kuni 26 miljoni euro ulatuses kaasatakse Baltikumis, ülejäänud siis rahastatakse Euroopa Investeerimispanga laenuga ja kommertspankade laenuga. Ja põhjus, miks seda PPP projekti siis Leedu riik kasutabki, ongi see, et riigieelarve defitsiit veel suuremaks ei läheks, et oleks nagu seda raha selle asja ehitamiseks võimalik ajatada nii-öelda pikema ajafaasis, ehk siis investoritele hakatakse tagasi maksma alates 4.-5. aastast kuni 15-aastase perioodi lõpuni. Ja mis siis investorid selle tegutsemise eest nii-öelda INVL Asset Management ise projekti juhtides ja investorid oma raha paigutades siis eeldatavalt saavad. Siin on mõned erinevad strateegiad, aga need jäävad siis 9 ja 10% juurde, et ütleme riigi tagatisega projekt on päris atraktiivsel tasemel. Et see tootlus lõpuks sõltub sellest, et kas pärast 6-aastast perioodi õnnestub välisinvestorile või mõnele teisele investorile ära müüa see projekt 9% sildi pealt või siis hoitaksegi lõpuni 15-aastases perioodis, nii et järk-järgult hakkab rahainvestoritel tagasi tulema alates siis 4. aastast. Nii, jälle Bridge Finance Fond on selles mõttes huvitav, et kui investoril on tihtipeale aktsiaturgudele ja võlakirjaturgudele minekul on see küsimus, et
mis see hinnastatus turul teeb, kas ta hakkab võitma või kaotama koheselt, siis bridge finance fond on see, et mis annab vastaspoolele laene tugevatel tagatistel, mida ma tean, et paljud Eesti ettevõtjad ja investorid ka teevad eraviisiliselt. Aga bridge finance fond on siis koondunud kokku, siin on kinnisvaralaene väga vähe, peamiselt nagu teistele laenuandjatele antakse laene ja väga tugevatel tagatistel. Ja seal on see, et sa saad rahulikult eeldada sellist 7-8-9% tootlust. Upside on limiteeritud, downside ka. 10 aastat on fondivalitseja seda teinud ja siin on tegelikult 10-aastased tulemused näha, et selline tootlus sõltumatu turu liikumisest ongi tegelikult 5-10% vahel olnud ajalooliselt. Ja ainult 2024 on üks selline kaasus, mis tõi ühe defaulti sellise suurema, kus 3% siis maha pidi kirjutama fondi mahust. Aga jah, sellel aastal 2025 oli tootlus 9,16% ja sellise portfelliga jätatakse ka edasi. Nüüd jälle praktilises võtmes. Hästi teistsugune vara, põld ja mets. Ei ole üldsegi seotud aktsiaturgude liikumisega, võlakirjaturgude liikumisega. Korrelatsioon aktsiaturgudega on isegi kohati negatiivne, USA näitel näiteks. Et kui seal 2022 aktsiaturgude languse ajal metsapõld kasvasid varas. Ja Inveli meeskond siis ka, et just oma klientidele ka me saaksime neid erinevaid varaklasse pakkuda, see nagu loodi ja jaotunud ongi pooleks metsa ja põllumaa vahel ja peamiselt siis Leedus, vähesemal määral Lätis ja väike metsa osa on ka Rumeenias. Ja tootluse ootus on ka siin näha, et kuidas see nagu tegelikult kujuneb, et mitte ainult varade hinnaliikumise tõttu, kuigi see on üks oluline osa, mida eeldatakse, aga ka metsa mahavõtmisest, metsamaterjali müügist ja ka põllumaa väljarentimisest tuleb see tootlus. Nüüd 2 ka välismaist fondi ma toon korra välja, et infrastruktuur on väga oluline teema viimasel 10 aastal just seetõttu, et selle riskisus on madalam, stabiilsed rahavood, nagu me oleme näinud ka aktsiaturgudel tegelikult ja mõned infrastruktuuri ettevõtted võimalik leida või torujuhtme ettevõtted USA-st, aga seal sa pead ise analüüsima. Siin fondis on siis analüüs tehtud IFM Investorsi poolt, kuskil $67 miljardit on see fondi maht ja ajalooline tootlus on kuskil seal olnud 10,9% netos alates 90-ndast, kui ta algas. Ja nagu näha, siis OECD riigid, peamiselt USA, Mehhiko, UK ja peamiselt siis tasulised maanteed, naftagaasi torujuhtmed, lennujaamad, hästi suured objektid, mida tavainvestor tegelikult millel ligi ei saa, aga sellise stabiilse rahavooga objektid. Ja viimasena, ja see ka, mis me tõime alles 1,5 aastat tagasi turule, globaalne kinnisvarafond, kus on 2 USA suurt erakinnisvarafondi ja just seetõttu ka, et kui keegi soovib portfellis veel varasid hoida USA-s, aga just nagu eraturul, mitte avalikul turul, siis selle jaoks just kinnisvarafondid võivad ka stabiilsemat tootlust pakkuda. Ja siin on 2 siis suurt Brookfield ja Heinzi kinnisvarafondid sees. Ehk siis kokkuvõttes, jah, sellised fondid meil praegult on ja alternatiivsetest investeeringutest siis, et aitavad vähendada siis portfelli riskitaset, aitavad tõsta tootlust ja INVL Family Office eesmärk on siis alternatiivseid investeeringuid ka jõukamatele ettevõtjatele, investoritele siin Eestis pakkuda. Mina tänan ja kui on küsimusi, olen avatud. Aitäh! Suur tänu, teeme aplausi. Kohe saalist on küsimus. Mikriga noormees tuleb. Aitäh, Reit, väga põnev oli kuulata. Mul on võib-olla selline veidi provokatiivne küsimus, et mida sa arvad sellest mõttekäigust, et sellise private equity ja family office ja väga jõukate erainvestorite üha suurem tulemine tegelikult väikeinvestori vaatest nagu kannibaliseerib heade investeerimisvõimaluste turgu. Et suured tegijad korjavadki kõik asjad ära, väikeinvestoritel ligipääsu ei ole ja siis väikeinvestorite valik, et kuhu investeerida,
läheb üha väiksemaks või siis nad jõuavadki investeeringusse siis, kui see lõpuks on juba avalikul turul ja suur osa tootlust näiteks on juba tehtud, et kas see on selline paratamatu lõhe, mis ajas suurenebki? Jah, aitäh küsimuse eest. See on huvitav, see on tegelikult kogu aeg niimoodi olnud. Pigem on praegu nii, ma näen, et väikeinvestorite võimalused just nagu laienevad. Ega USA-s tegelikult liigutakse sinna poole, et tehakse võimalikuks alternatiivsete investeeringut sisenemine ka väiksemate summadega ja private equity on tegelikult kogu aeg on olnud, on ka edaspidi ja siin ongi tegelikult see annab võimalust just majandust edendada, et see kokkuvõttes on tegelikult väikeinvestoritele ka kasulik, sest et kui private equity on huvitatud mingite firmade ostmisest ja ülesehitamisest, siis ta lõpuks ongi see exiti võimalus ongi, et börsile viimine, et jah, võib öelda küll, et tootlust on mingil määral juba private equity firma siis saanud, aga teisest küljest, kui keegi selle firmaga ei tegeleks, siis ta poleks ka börsile võib-olla jõudnud, et nii et ma ei näe siin väga nagu mingit konflikti, pigem need võimalused ikkagi väikeinvestoritele järjest lähevad suuremaks ka. Aitäh! Ma küsin sellise küsimuse, et sa näitasid siin ühte slaidi, mis oli SP500 kohta äkki või USA turgude kohta ja seal oli väga tugevalt näha seda trendi, et mingi periood kasvu, langust, ja praegu me oleme väga ilusti olnud siis selle kasvulainel. Kas nüüd on oodata, et varsti tuleb see langusperiood USA turgudel? Millal see tuleb? Ei tea. Praegu on ikkagi see kasv läbi nende investeeringute, mis sinna AI datacenteritesse ja kõikidesse nendesse valdkondades tehakse, hoiab seda kasvu tegelikult üleval ka edaspidi, sest aga mingi hetkel see korrektsioon kindlasti turgudel tuleb. Kas ta tuleb, kui suur ta esiteks tuleb ja kas me näeme sellist pikemat langusperioodi? Need on sellised küsimused, mida peab iga, ütleme, 1-2 kuu järgselt sa pead uuesti nagu hindama. Hetkel nagu sellist mina nagu väga suuri punaseid lipukesi hetkel ei näe. Ja teine on see ka ju, et Trump jälgib ikkagi ka USA turu tegemisi ja kui seal midagi halvasti läheb, siis tema ei taha olla see president, kelle ajal turud kukuvad. Jaa, see on väga huvitav õige märkus, et kuigi ta vahepeal nagu tegutseb niimoodi, et turud nagu on natukene äraootavad seisukohal, et mis saab, eriti eelmise aasta aprillis, kui me nägime ikkagi 17% langust tegelikult lihtsalt tariifide paneku tõttu, aga ta ütles tavases just see nädal oli huvitav, esiteks see, kui ta ütles, et ta Gröönimaad ei ründa, see aitas nagu teil leevendada seda situatsiooni ja teiseks ta ütles, et Trump siis ütles, et uskuge mind, et USA aktsiaturg kahekordistub, nii et mees sõnast. Elame ja näeme, on ju. Aga teeme Raidule suure aplausi ja aitäh! Aitäh! Kingitusi kuhjaga.